Tehaselise rekonstrueerimise korral on peamisteks eelisteks töö kiirus, tellingute vaba töö ja töö kvaliteet. Lisaks sellele on KredExi poolne toetus 50% kogu rekonstrueerimistöödele olenemata piirkonnast. Olemasolevast kortermajast teostatakse laserskaneerimise põhjal punktipilvemudel, mille peale projekteeritakse fassaadi elemendid, seejärel toimub tootmine ja siis on toodetud elementide paigaldus. Tehaselise rekonstrueerimise puhul on soojustusele kuluv aeg kuni 2 korda kiirem, kuid see sõltub ka mõnevõrra meeskonna suurusest. Tehaseline rekonstrueerimine võrreldes tavalise rekonstrueerimisega on küll umbes 5–10% kallim, kuid näiteks Tallinnas ja Tartus, kus muidu on tavalisel renoveerimisel 30% toetus, siis tehaselise rekonstrueerimise korral on see toetus 50%. Läbi selle on lõpptulemus korteriühistu jaoks soodsam. Jaa, see on võimalik. Sellisel korral tuleb see kas eelprojektis või põhiprojektis ära kirjeldada, milline osa on soovitud eemaldada ning seejärel saab juba rekonstrueerimistööde käigus sinna uue soojustuse paigaldada. Selleks, et tavarekonstrueerimisprojektilt üle minna tehaselisele rekonstrueerimisprojektile, on vaja ühendust võtta tehnilise konsultandiga, kes siis kirjutab KredExi poolsele haldurile ja seejärel saab juba täpsemad juhised. Tavaliselt projektilt üle minna tehaselisele rekonstrueerimisele on põhimõtteliselt võimalik kuni selle hetkeni, kus KredEx on andnud viimase kinnituse pärast pangalaenu otsuse juba saamist. Oleme valmis pakkuma endapoolset teenust üle Eesti. Asukoha mõttes meil on lihtsalt vaja, et Granal oleks ligipääs ümber maja, mis võib siis tähendada, et rajatakse ajutiselt teed killustikust, mis siis pärast tööde lõppemist kas siis eemaldatakse, kaetakse mullaga või tehakse mingisugune erilahendus vastavalt teiepoolse soovile. Timbeko teeb tihedat koostööd TalTechiga, kellega koostöös töötatakse välja siis häid ja töötavaid tehnilisi lahendusi. Lisaks sellele osaleb Timbeko Euroopa poolsetes innovatsiooniprojektides, näiteks Drive0 ja Drastic, mis keskenduvad siis tehniliste lahenduste leidmiseks, kuid seda ringmajanduse võtmes.